Võib-olla võib grammi maha võtta seal all. The best one so far. Not really? Yeah, the best. Pussy flavor. Miks ma kaotasin? No tšau, oleme jõudnud viimasele Driftmasters etapile, mis toimub siis Poolas, Lodži linnas. Jõudsime kohale, tulime, vaatasime, mis see rada, kuidas see rada välja näeb. Ja siis on see kehala vaata. Ma ei näe, kus rada. Väiksed tulukesed on ääres. Näe, Svingo. Ebareaalne. Miks nad ei võiks lihtsalt võndkülla? Ma võin anda selle hektari. Pangus asfalt sinna, las see jääb. Ei, ja nad panevad Lilleküla staadionile ja pärast võtavad üles. See rada sai nüüd just päev või 2 tagasi valmis ja pandi kõik tuttuus asfalt. Käisime raja läbi, need äärmised kurvikohad on tegelikult kalde all, ehk siis ta on niisugune nii-öelda bänk. Asfalt on uus, ta tundub hästi silem, ei tea, kas tal on nüüd palju pidamist või ta on just libedamapoolne, et seda me saame kindlasti homme näha. Nagu siin jääb peaaegu taga tuli terveks. Põhimõtteliselt on niimoodi, et see vasakratast kogu aeg selle joone peal, väga hea libe ja beton. Siin pead need ikka superfinaali, need tandemsi munad ka välja võtma ka. Nagu rannivad kohe. Kohe peab olema ikka siin uksed, siin ei ole midagi. Et rada ise tegelikult tundub, et ta on pigem aeglasem kui kiirem, aga samas ei tea, need kurvid on päris pikad, nad ei ole väga järsud, et nad on lauged, et ilmselt saame siin päris okeid hoogu ka. See hall on kõik siin, või staadium on kõik on valgustatud, hetkel on väljas, on kott pime, et ta on tegelikult nagu täitsa päevavalge siin keskel. Kuskil 20 000 pealtvaatajat tuleb, et see tuleb väga suur ja võimas üritus kindlasti. Täna paneme viimased asjad veel püsti, teeme homme hommikuks ennast võimalikult palju valmis ja näeme juba homme. A few inches later. On siis neljapäeva õhtu ja siis jõudsime siia hotelli Lodžis ja siis Oliver võttis toad, see on 2 2 ja 1 3 ja siis seda 3 me tahame näidata, sellepärast et see on lihtsalt vapustavalt tore. Jääme sõna tore juurde, ühesõnaga. Jätke meelde siis tuba 114, kui te satute siia hotelli, selle hotelli nimi oli Remont või no see oli mingi ime. Tulge edasi, siin on meil siis esik. Nagu te näete, tegemist on suure toaga, ehk siin on topelttuba, siin on vannituba, siin on 1 voodi, siin on telekas sellest sajandist. Ja siis meil on teine tuba, kuna kui ikkagi 3-kohaline nagu hotellituba, siis on see jagatud nagu sektsioonideks. Ja siis 2 voodit on meil siin siis käib niisugune õhtu Viive 46 jälle. Viive sünni või? Aga siin on voodi on ju, aga parim pala on see 3. koht. Pane kuna see raadio vaiksemaks. See muusikakeskus. Ja parim on see 3. voodi siin. Ehk siis, kui sa siia hotelli tuled, siis 3. voodi on lahti kell tugitool. Olukord on üsna jõhker see pilt. Kivipaberkäärid, kes saab selle luksuse endale. Hello! Nüüd on kebabid all ja mõned fantad ka ja... Ma panen noodi põksuma jälle. Ja tuidume ära, homme ka päev. European Championship. We are here for round 6. We are in Poland and we are in the Lodz Motor Arena. Täna on meil käes siis kvalifikatsioonipäeva hommik. Hommik algas meil nagu ikka briefinguga, kus siis räägiti ära, mida kohtunikud näha tahavad, kus on rajal clipping pointid, mis teha tuleb rajal. Peale seda järgnesid treeningringid, saime 2 treeniringi teha.
great. I had extraordinary. Everyone. Thank you. And everyone clapped. Thank you. And that was yours. I did it. All good? Mid category. We will win. Miks sa pead hirmutama niimoodi? Ma mõtlesin, et sa pargid sinna ära, kus rajale saab. Võib-olla võid grammi maha võtta seda talve. Kui see toru sinna platooni läheb, siis on nagu pekkis. Ja nüüd me ootame enda 2 järgmist treeningringi. When you change your car? I don't know. We will see. Never. Never say never. When you sell yours for 5,000. 5,000. He doesn't have more. Like maybe front and rear bumper. I have new. I can sell it. Saime ka tandemsõite teha, proovida, kuidas siin tagasõidud on. Siin paar kohta, kus on poole vahetused. Seal on suitsu sissekaod, siis tekib siukene raske hetk või siukene moment, kus seinad hakkavad siin lähedale tulema, et seal peab olema ettevaatlik. Eessõidud tulid meil enamasti terve aeg kogu aeg ilusti välja. Rääkisime ka kohtunikuga, peakohtunikuga, küsisin, et mis nõud annab või mis me saaks paremini teha. Praegu vaatab seda viimast ringi, ta ütles, et see flip, mis ma teen, et nagu nii kaugelt vaata. Ta ütles, pallis on okei, aga tandemis ma pean natuke, ma ei saa nii kaugele minna nagu. Aga tundub, et ongi grippi on nii palju, et ei jõua nagu enam. Ja siis ta ütles, et kui ma tulen sealt Outerzone 4, tulen sinna keskele. Ta ütles, et seal natukene 1,5 meetrit võid välja poole veel minna, et ta ütles, muidu on okei kõik. Aga praegu selle taga sõitsin, on ju. Grippi on nii palju, et kogu aeg mähid kurendis. Viga taga nagu või? Viga taga või? Kogu aeg on kässar ja asjad ja siukene nõkutamine vaata. Aga muus osas siiamaani on kõik hästi vastu pidanud. Saime ilusti treeningringe nautida. Tiim lapib auto tagaosa kokku, et siin kohe esimesel 2 ringil sai sellest kõigest kremplist jagu sealt taga, et paneme kvalifikatsiooniks auto uuesti kokku ja siis anname endast parim. Kvalifikatsioonisõit saime 75 punkti. Jäi kummitama üks clipping point, kus me ei saanud kohe alguses sinna sisse. Saime poole pealt ja see võttis omajagu punkte maha. Muidu oli sõit oli hea. Mingi loll lõks tuli sisse niimoodi, et ma ei saanud sellele õigele välisjoonele vaata. Aga kas seal entris läksid ka praegu kästriga või? Ma kogu aeg olen näinud kästriga. Ja see ma viskan flipi ära ja siis panen plaks-plaks. Ja see lõpp oli jah, vaatasin. Seinani minna või see... Jaa, ma kukkusin trajektorist välja ja muu oli vist nagu okei. Jaa, see ongi, see lain annab nii palju punkte vaata ja see kast on nii pikk. Jaa, on jah. Sinna nahka läks. Pussy flavor!
That's right. Who wants some pussy? Maybe after second round. Teiseks sõiduks panime kindlasti agressiivsust juurde jälle. Saime kõik klipid ilusti kätte, hea sõit oli. Võib-olla kiirus jäi viimases kurvis natukene väheks, aga olime ilusti klipingus sees. Ja parandasime tulemust 84 punktini. 84. Ei kõva. Olid nagu starris, kõik venad mingi, Vare küsis, noh, on õõnes ka, kõik on mingi, veits imelik on olla. Ja siis tuled peale ja siis see entry, kohe sinna niimoodi, sinna kuradi betooni äärde, kõik venad on. Vaata, kus sa autoga välja sõidad rajale, vaata, seal on see betoon. Mina arvasin, et pall tulebki niimoodi. Tundus lihtsalt, et see pill jääb sinna. Nüüd tuli ka tandemipuu välja, homme lähme Adam Selevski vastu. Kindlasti on väga tugev vastane, saame kõvasti madistada, anname endast parima. Nii et siit lähme koju, puhkame ilusti välja, homme õnneks hakkab natukene päev hiljem pihta. Näeme juba homme ja nii ongi. O kurwa! Täna on meil siis võistluspäev käes, algas see ikka koosolekuga ja ega siis midagi, siis hakkasime trenni tegema, meil oli 3 tundi aega, saime päris omajagu sõita. Aga kuidagi peab selle poole vahetuse paremaks saama. Sest ta oli kohe seal ukses. Ühesõnaga proovi järgmisega niimoodi, et see, kui tuled seal keskelt läbi, hoia sealt kasvõi nagu, kui tuled 4. tuled alla, ole lähedal, aga seal keskel lase natuke ta eest ära. Ja nii kui sa näed, et sa ei peaks enam nagu maha laskma ja siis minema, aga sa saaksid kohe. Kui tema hakkab võimist vahetama, siis juba minema. Et sa ei peaks enam nagu pidurdama ennast taha ja vahetama, et sa saaksid nagu kohe lihtsalt, kohe ja korra peale veel ja siis lähed diiselle vaata. Vaatad nagu siit, vaatad välja vaata ja siis näed, siin on lihtsalt. Ja iga ringiga läksime aina julgemaks, rada kuidagi sobib üle hästi ja niimoodi, et nüüd me oleme saanud tervest tagaotsast jagu, kuidagi püsib koos. Esiots on täiesti läinud, külg on natukene sees, et päris palju saab siin tagaotsa vastu seina toetada ja esiotsaga oleme ka natukene julgeks läinud. Tehakse seal enam-vähem midagi korda, seal vist intercooler natukene liikus ja mõni silikonlõdvik, aga midagi hullu ei ole. Ja nüüd ootame siis top 32 sõite. Korra veel lastakse tunniks ajaks publikut siia, fännid saavad käia kas osta midagi, saame allkirju anda. Enamus kust? Mis laulame? Palju õnne! Ei õnne soovida küll. Kõik esimesed 3 sobivad.
He got 26 years old, 10th time in a row. Ja siis hakkab top 32 pihta. Esimene vastane on meil Adam Zalewski. Kuidas oli vedanud? Ma vaatasin just su kohta alguses selles nimekirjas, enne kui ma pooleks lõin selle nagu, puuks on ju, vaatasin, päris hea koht kuskil keskele, et sealt tuleb midagi head rahulikku vastu. No ikka ei tulnud, Adami kohta oli võib-olla pigem keskpärane kvalifikatsioon, aga kindlasti kõva vastane. Eelmise aastaga siin, me just eile karutasime, et kui eelmine aasta olid nagu oma peas mõtlesid, kui tuleb see vastane on nagu normaalne, see aasta on niimoodi, et ükskõik kes tuleb, ikka on pekist. Või nagu sa pead pingutama. Ei on, sa pead ikka väga pingutama, ongi. See on lihtne. Sa võtad 50 pluss sõitjad, 32 sa vedad, need 32 ei saa mingisugused, vabandust, sitakotid ei saa olla, on tegelikult nii. Nii et midagi kaotada ei ole, lähme täis pangale ja hope for the best. Take a bite without upsetting the lead car, go for it. Well, if he's made contact and upset the lead car, we're going to know that this is going to go towards Adam Morandi. Let's see what the judges go with. And it's going to be Adam Zalewski getting the win. And you know what? I'm thinking the more we talked about it towards the end, we're going to go over to Kevin O'Connell very quickly. Miks ma kaotasin? Sest Inside Zone 3 sa võtsid O maha, aga seal ei tohi. Ja siis Zalewski tagaviga oli sinu viga, sest sa võtsid seal O maha. No aga kõik teevad seal täpselt sama asja, nad praegu lihtsalt sellega nussisid. Zalewski ütles mulle, et ma sõitsin sulle ise sisse. Ühesõnaga nad võtsid seda niimoodi, et kui sa läksid sealt ninast läbi. Me oleme pooles, jah, selle pärast. Ja sa võtsid O maha, vaata. Ma ei võtnud seal kindlasti niimoodi, et ma oleks hoogu maas. Ma nägin, ta oli siin samas ja ma mäletan, ma peast tassin seda mõelda, et ma lähen sealt hooga läbi, et ma tapan ta natuke suitsuga, vaata. Et ei olnud sihukest asja, et ma nüüd võtan hoo maha. Arvata oli. Rahulikult järgi vaatama. Rahulikult järgi vaatama. No peab, jah. Aga seal sa jõudnud seina äärde ka, vaata. Ta sõitis mulle sisse, mul viskas niimoodi ära. Mul oli peaaegu niimoodi, et ma mõtlesin, et ma lähen spinnile kohe. Ja siis sellepärast mul läks offline'i täiesti. Täna olin juba suht siukene, et kuradi, mul oli nagu see hoog sees, vaata. Aga ma tahtsin küll võita praegu. Ma isegi arvasin, et ma võidan tegelikult ausalt. Et see tundus täpselt siukene, et nagu ikkagi ma ei võtnud seda hoogu niimoodi maa, et ma oleksin temale nii Chasey persiga. Pärast vaatame järgi ka veel korralikult. Esimene sõit siis Oll taga, pole midagi öelda, viisakas tagasõit. Siis oli meil poole vahetus, kus siis Inside Zone 3-s väidetavalt Oliver võttis hoogu liialt maha ja Adam sõitis talle tagant sisse, mis ei lasknud Oliveril siis poolt vahetada. Kohtunikud arvasid, et see O mahavõtt oli suur, nii et Oliverile kaotus. Nüüd rääkides siis üldiselt sellest hooajast, vägev hooaeg on olnud. Et peame kindlasti meeles pidama seda, et eelmise aastaga me seda võrrelda ei saa. Ei saa me seda võrrelda nii mahu poolest, ega ei saa ka võrrelda seda siis tulemuse poolest. Ehk siis eelmine aasta oli meil põhimõtteliselt
2x2 etappi siis, ehk siis Austrias oli 2 etappi samal nädalavahetusel ja siis Lätis. Ja nüüd siis seekord on meil siis kokku neid olnud 6 juba ja kõik erinevates kohtades. Kindlasti tuleb ära märkida seda, et see tase siin eelmise aastaga võrreldes on natukene muutunud. Ehk kui me toome siia näiteks, et täna vist oli siin top 32 piiriks oli siin 78 punkti ja siis veel mul on hästi meeles, et Lätis sa said 91 punktiga, olid 13, ehk siis see näitab nii mõndagi. Kui eelmine aasta tulid Andenpuu välja, vaatasid vastaseid ja mõtlesid veel, hea vastane, natuke lihtsam, siis see aasta on reaalselt niimoodi, et pole vahet, kelle sa vastaseks saad. Vali sealt kausist ja tõmba nimi, kõigiga on keeruline. Nii et see on olnud väga suur õppeaasta, ütleks niimoodi, sellepärast, et kõik see autode gripp, kõik on nii üles läinud, et see lõhkus ootamatult palju asju ja see ei ole ainult meie probleem, vaid kõigil on sellega probleeme. Ja ega siin muud polegi. Mina arvan, et kõigest tuleb õppida. On siin mehi, kes on sõitnud 5 aastat, on siin mehi, kes on sõitnud siin veel rohkem. Tuletan meelde, me oleme siin 2 aastat, seega me oleme alles siin ruukid. Ja et ikkagi siin top 32 veel madistada ja ka siis kõrgemale jõuda on minu arvates väga suur asi. Ja ütleks veel nii palju, et kes on seda tiimekki ainult oma ekraani pealt vaadanud, siis soovitan kindlasti koha peale tulla, sest koha peal need kiirused, need olud ja muu selline on hoopis teine. Et kindlasti, kui tuleb see järgmise aasta kalender välja, hakkake juba varakult omal pileteid panema ja loodetavasti näeme juba järgmisel aastal. Aga see video ei ole ikka veel läbi. Ma olen videomees Mihkel. Esiteks ma tahtsin öelda kõigile suured tänud, et te olete jälginud meie tegemisi. Teiseks, me filmime off-seasonit ka. Me filmime off-seasonil siis autoehitusest videosi, me filmime mõned Cars with Kaspariga. Kolmandaks, ma lisan siia lõppu mõned siuksed natukene kahtlasemad videod, võib-olla mida esimese hooga YouTube'i ei paneks. See on siis nii-öelda kirss tordil, kuidas lõpetada hooaeg viisakalt ära. Nii et nautige. 2-eurine pitsa, Soomes on see 5. Siin on maja omanik. Say hey. See maksab raha. Punane köök. 3 telekat. Diivan. See maksab raha. Siin on jälle, meil jääb jälle ülemus jääb korra ette. Ja see oligi kiire ekskursioon siin majast. Kui kuum see M50 oleme tulnud Laitse ralliparki, kus toimub siis 2-päevane Avise triks. Oota, kust ma võtan praegu? Ja ma mõtlen, kuidas kaardimaja või see kaardiga sai sõita, automaja oli. Automaja jah, kus on siis automuuseum põhimõtteliselt. Ja teisel küljel on meil automaja, mis on äsja valmis. Ma ei hakka seda ütlema, mis on äsja valmis. See on poppa. Oi puts. Ja sa võid võtta kokkuvõtvalt. Kokkuvõtvalt inimeste emotsioonid olid muidugi hoopis teistsugused. Kõik hoopis teist. Türa küll mul ei tule tänane. Vittu reis. Olid kindlasti ülimad. Kes ei olnud asjaga üldse kursis või ei teadnud, mis see on, siis türa ma... Türa hakka mingi sitta. Kutsi küll. Inimeste emotsioonid olid, mis nad olid? Kes ei olnud varem selle alaga kokku puutunud, et... Kindlasti oli neil uus kogemus. Ja... Vittu küll. Et oligi puht. Ja... Kuidas? Ma ei tea, lõpetaks ära selle... No, kuidagi. Oot ei. Et saime, põhimõtteliselt tegime 50 ringi ja värk ja türa mul oli see lause keele peal, mis ma tahtsin öelda. Saime pakkuda väga palju emotsioone ja selline meie Avis Drift Experience teejüritus. Escobar, a ruthless killer, escaped from his own luxury prison when authorities tried to transfer him to another jail. NBC's David Bloom is in Medellin. Hundreds of army troops scouring the countryside for Colombia's most wanted man.
So far, Pablo Escobar has outfoxed them. And I consider that it will be useful and healthful for our country. If the government has a plan to find Pablo Escobar, it's a secret. Army troops come and go, but most Colombians believe Pablo Escobar is long gone. Colombian President Cesar Gaviria says, should Escobar surrender, the government will guarantee his life and a fair trial. Yo creo que lo incumplieron. The government broke the agreement to not transfer him from that prison. I think that's wrong. And the fear that the fragile truce between Colombia's government and its drug traffickers might soon end in violence. David Bloom, NBC News, Medellin, Colombia. No tšau, oleme jõudnud Rootsi, rada on väga kihvt, äge. Meie päev siin Rootsis on lõppenud. Pigem on Raiber Rais. Lõpetasid selle amatööri filmimise või? Tšau. Pigem on Rais. Putsis raisk. Pigem on Rais. Like, share, subscribe, kui tahad, et me veel ropendame.